No täna oleme siis kuulnud siin õige mitme kõneleja esituses laias laastus sama narratiivi sellest, kuidas demokraatia ja kodanikuühiskonna seis on üldiselt Eestis hea. Ja ärge pange pahaks, ärge võtke isiklikult, aga mina pean küll ütlema, et suures pildis on see minu hinnangul lihtsalt üks suur vale. Ma ei süüdista teid selles, et te olete tulnud siia saali valetama teadlikult ja tahtlikult, aga mulle tundub, et ühel või teisel moel inimesed panustavad selle vale taastootmisesse vähem või rohkem ise sellest teadlik olles. Igal juhul ei saa nõustuda sellega, et Eestis on demokraatia ja kodanikuühiskonna seis üldiselt hea. See on minu hinnangul illusioon. Kõigepealt, kui me vaatame demokraatia reaalset olukorda, siis mida me näeme? Meil on e-valimiste näol selline valimissüsteem, mida laias laastus ei usalda ligi 40% kodanikest. Ma arvan, et see on Euroopas täiesti pretsedenditu olukord. Pole teist riiki, Euroopa Liidus vähemalt, kus kodanike usaldamatus kasutatava valimissüsteemi suhtes oleks niivõrd kõrge. See on väga tõsine probleem. Niisugust valimissüsteemi ei tohiks kasutada, sest selle vastasel juhul tekib probleem riigi võimu legitiimsusega, kuna valimised teatavasti on võimu legitimeerimise mehhanism. Teiseks, rahval ei ole õigust algatada referendumeid. Teatavasti põhiseaduse kohaselt, kehtiva põhiseaduse kohaselt saab referendumid algatada ainult Riigikogu ja Riigikogu pole pidanud vajalikuks teha seda rohkem kui 22 aastat. Varsti saab veerand sajandit täis, mitte ühtegi korda ei ole peetud vajalikuks anda rahvale kui põhiseaduse kohaselt kõrgeima riigivõimu kandjale võimalust ühegi riigielu küsimuse otsustamisel ise kaasa rääkida. Ainuke asi, mida rahvas saab see otsustada, on see, kes peaks saama langetada kõik otsused nende eest. Ei kõla väga demokraatia moodi. Ja rääkimata sellest, et rahval endal ei ole õigust algatada referendumeid, nagu see paljudes teistes riikides ju on ja nagu see oli ka Eesti Vabariigis 1920. ja 33. aasta põhiseaduse kohaselt. Edasi, rahval ei ole võimalust valida endale riigipead. Nagu Jaanus Karilaid osutas, ülevoolav enamus kodanikest sooviks, et rahvale tagastatakse õigus, mis oli tagatud ka 33. aasta põhiseadusega, aga ei. Nüüdki, eks ole, toodi parlamendi menetlusse eelnõu, kus siis muuta presidendi valimise korda pikalt ette valmistatud projektideks. Tegelikult tegeletakse ainult nipet-näpet asjadega, detailidega, pinnavirvendusega, aga see põhiküsimus, et kuulge, demokraatlikus riigis peaks olema elementaarne, et rahvas saab ise valida endale riigipea, sellest vaadatakse tuimalt mööda, olgugi, et ka mitmetes naaberriikides, mis on samuti parlamentaarse demokraatia mudelit viljelevad, on rahvale see õigus tagatud. Edasi, tänagi kuulsime siin mitmelt poolt juttu sellest, kui vägev asi meil on ikka see rahvaalgatus portaal. No absoluutselt ei nõustu. Mina ütlen, et see ei ole mitte lihtsalt väikese kasuteguriga asi, vaid see on miinusmärgiga asi. Parem oleks, kui sellist asja ei eksisteeriks, sellepärast, et see loob illusiooni, justkui meil oleks rahvaalgatuse õigus kuidagi Eestis taastatud ja tagatud kodanikele. Ei ole. Sellel ei ole tegeliku rahvaalgatuse õigusega mitte kõige vähematki pistmist. Ja kontseptuaalne probleem seisneb selles, et see ei kohusta, see petitsioon ei kohusta parlamenti sisuliselt mitte millekski. Tuleb siin loetud kuude jooksul võtta see petitsioon komisjonis ette, vaadata, mis seal kirjas on, lasta tutvustada inimesel, kes esindab siis seda petitsiooni natukest asja. Öelda, suur tänu teile aja eest, et leidsite võimaluse siia tulla, nüüd palun minge ruumist välja, me jätkame arutelu ja suurima tõenäosusega läheb lihtsalt prügikasti, piltlikult öeldes. Kui midagi sellest petitsioonist saab, sellest algatusest midagi saab, siis mitte selle tõttu, et kodanikud on seda nõudnud, vaid selle tõttu, et valitsuskoalitsioonis on niigi tegelikult toetus sellele initsiatiivile. Nüüd edasi, päris rahvaalgatusõigus enne edasi minemata tähendaks seda, et kodanikele peab olema õigus algatada nõudmisi, mis ka kohustavad parlamenti millekski. Kui me vaatame 1920. Palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Kui me vaatame 1920. ja 33. aasta põhiseadusi, siis me näeme, mida rahvaalgatusõigus tegelikult tähendas. Toodi algatus parlamenti ja parlament oli kohustatud seda menetlema muuhulgas suures saalis ja kui parlament ei võtnud seda seadust, mille rahvas oli algatanud vastu, siis läks see seadus automaatselt referendumile.
Ja kui nüüd referendumil rahvaenamus võttis selle seaduse vastu, siis see ühtlasi tähendas umbusaldusavaldust parlamendile, sellepärast et need, kes pidid toimima rahva esindajana, olid toiminud rahva asendajana. Väga lihtne ja loogiline. Ja ühtlasi oli ette nähtud mehhanism, mille kaudu kutsuda esile erakorralised valimised, kui parlamendi koosseis ei lähtu reaalselt rahvaenamuse tahtest. Tõsine probleem meie praeguses poliitilises olukorras, kus võimul on valitsuskoalitsioon, mille toetus on ka nende kodanike seas, kellel üleüldse on parteiline eelistus circa 12% ja ilma soovimata teha isiklikku torget, eks ole, meil on parlamendi esimehekski inimene, kes esindab parteid, mille toetus on viimastel andmetel langenud alla 1%. No see on ebanormaalne olukord, see ei ole ju mitte kuidagi demokraatlik. Ja inimesed ise ei näe midagi imelikku selles ja ei astu ka nendel kohtadel tagasi. Ja kui nüüd kasutada viimast alles jäänud ajajuppi selleks, et rääkida, milline võiks olla päriselt kodanikuühiskond, milline võiks olla päriselt demokraatia, no kõik need punktid, mida ma juba osutasin, tuleks arvesse võtta, tuleks tagada rahvaalgatuse õigus, referendumite algatamise õigus, presidendi valimise õigus ja ka selline valimissüsteem, mis oleks usaldusväärne ja tavalise keskmise inimese poolt ka reaalselt vaadeldav, mitte ei sõltuks usaldusest paari audiitori vastu, eks. Siis lisaks sellele minu hinnangul tuleks lõpetada kas täielikult või praktiliselt täielikult ja ulatuslikult igasugune riiklik rahastus niinimetatud vabakonnale. See, mida nimetatakse vabakonnaks, ei ole ju tegelikult mitte mingisugune vabakond. Suures osas tegutseb see riigi käepikendusena, viib ellu riiklikku tellimust. Riik maksab tellimuse eest ja siis see niinimetatud vabakond viib seda tellimust ellu. Ja kontseptuaalseks probleemiks on see, et kodanikke käsitletakse riigi all olevatena, riigi teenistuses olevatena, mitte riigi kohal olevatena. Päris vabakond peaks moodustuma vabadest kodanikest, kes ise koonduvad, ise panevad oma ressursid kokku ja ise seisavad endale oluliste põhimõtete eest. Ja et nad seda saaksid teha, tuleks ulatuslikult langetada maks, et inimestele jääks piisavalt vara kätte, et nad saaksid oma vara kasutada ka enda põhimõtete eest seismiseks ühiskonnas kokku koondatult. Ja isegi kui taha makse langetada, siis vähemalt võiks ju teha seda, et mitte riik ei jaga erinevatele vabaühendustele toetusi, vaid kodanikele jäetakse vabadus ise määratleda ära, et näiteks 1% minu tulumaksust läheb nendele 5 ühingule. Mina otsustan, milliseid kodanikuühendusi mina tahan oma maksurahast toetada. Mitte nii, et minult võetakse karistuse ähvardusel raha ära ja siis kusagil sotsiaalministeeriumis või mujal ministeeriumides otsustatakse, millistele sageli ideoloogilistele ühendustele, kes viivad ellu riiklikku tellimust, antakse siis tegevustoetused. Nii et päris kodanike riik, päris kodanikuühiskond on sellises olukorras, kus kodanikud on päriselt riigi kohal, mitte riigi all. Riigi võim kuuletub kodanikele ja kodanike nõudmistele ja selleks on ka mehhanismid, et kodanikud saaksid oma nõudmisi ellu viia. Mitte nii, et tegelikult koondatakse kogu võim kokku, nagu Mari-Liis Jakobson ütles, selleks, et riigi valitsemine oleks tõhus. Kõige tõhusam riigivalitsemise vorm on diktatuur ja kui soovitakse midagi sellist praktiseerida, siis vähemalt öeldagugi, et demokraatiast ja kodanikuühiskonnast räägitakse ainult illusioonide loomiseks. Aitäh! Aitäh! Ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Lauri Läänemets, palun. 3 minutit lisaaega, palun. Lugupeetud istungi juhataja, austatud parlamendisaadikud, head ettekandjad ja kuulajad. Ma kuulasin seda eelmist kõnet ja ma pean ütlema, meil on ikka väga erinev arusaamine ja nägemus maailmast, demokraatiast ja kõigest muust. Ja jumal tänatud, jumal tänatud, et on tasakaalu pakkuda siin. Nüüd minu arvates referendumitest ja kõigest sellest ma härra Vooglaiule korra veel või püüan tasakaalu pakkuda sellele jutule. No, Eesti põhiseaduse koostajad on ju õppinud ajaloost ja erinevate riikide ajaloost, sealhulgas Eesti ajaloost, et ega referendumi võimalus on meil täna olemas, aga kogu see põhiseadus on üles ehitatud sellele, et parlamendis otsitakse võimalikult suurt ühisosa. Sest nii nagu ma mäletan, meil põhiseaduskomisjon kunagi korraldas siin ühe arutelu, vist oli sama EKAK-i raames, siis referendumite mure on see, et nendes riikides, kus neid väga palju rahvast saab otsustada, seal otsustabki üks osa teise üle. Ja see ei tähenda seda, et teistel kõigil on võimalus, vaid üks otsustab teise üle. Parlamentaarse demokraatia loogika on see, et siin toimub debatt ja püütakse leida võimalikult suur ühisosa erinevate vaadete vahel. Ja ta niimoodi on, pole midagi teha. Ja lihtsalt võib-olla mõnda erakonda pole valitsusse eriti kaasatud, siis võib selline mulje tekkida, aga enamus erakondi ikka valitsuse tegevus aeg-ajalt osalevad. Ja ka presidendi võimuga on see sama mure, et presidenti
otsustab lõpuks üks osa ühiskonnast ja teine osa seal kaasa rääkida ei saa. Aga parlamendis on nii EKRE kui sotsiaaldemokraatide vaated esindatud ja see ongi selle parlamentaarse protsessi nagu võlu. Aga ma pean ütlema, et ka mina ei ole absoluutselt nõus siin eelkõneleja härra Vooglaiu nägemusega. Kuuludes fraktsiooni, kelle eeskujuks on näiteks Ungari, kus piiratakse üsna jõhkralt vaba ajakirjandust ja kodanikuühiskonda laiemalt, siis tõesti, meie vaated on õnneks erinevad. Ja suur tänu, kuna mul on kõnesoovide vähesuse tõttu võimalik rääkida mitte ainult fraktsiooni, vaid ka iseenda nimel, siis ma kasutan seda võimalust teatud mõttes vastates siin mõnede kolleegide poolt oma kõnedes minu suunal öeldule. Ja enne kõike ma pean siis silmas kolleeg Lauri Läänemetsa ja kolleeg Toomas Uibo osutatud, et neil on ikkagi minu väljendatust väga erinev nägemus. Ja nagu ma Lauri Läänemetsale ütlesin noogutades, jumal tänatud, see on minule suur au ja kompliment, sellepärast et kui mul oleks sotsidega väga sarnane nägemus, siis ma peaksin tõsiselt peeglisse vaatama ja vaatama, mis minu hinges toimub, et midagi on ilmselt läinud väga viltu. Aga täna sain kinnituse, et nii halvasti siiski asjad ei ole. Et väga hea, aitäh teile selle kinnituse eest. Nüüd kumbki teist ei lükanud ümber ühtegi minu poolt esitatud argumenti, ma panin selle juures tähele. Mõlemad osutasite, et see on nüüd küll selline enam-vähem jube visioon, millega meil puutumust ei ole, aga mida ma siis kokkuvõttes valesti ütlesin? Kas demokraatlikus riigis ei peaks olema rahval võimalus valida endale riigipead? Kas ei peaks olema usaldusväärne valimissüsteem, mitte selline, mida 40% ei usalda? Kas ei peaks olema õigust algatada referendumeid, parlamendis seaduseelnõusid? Kas ei peaks olema võimalust kutsuda tagasi parlamendi koosseisu, mis on hakanud tegutsema parlamendi rahva enamuse tahtmise vastaselt? Mina arvan, et peaks. Kas päris kodanikuühiskond ei peaks moodustama kodanike endi poolt moodustatud ühingutest, mida kodanikud ise rahastavad, mitte ühingutest, mis tellivad riiklikku tellimust ja on riiklikult rahastatud? Ma arvan, et peaks. Lükake ümber siis, kui ma midagi valesti ütlesin. Mitte ärge lihtsalt loosunglikult ütelge, et sellise visiooniga ei saa küll nõustuda. Aga mis minu tähelepanu eriliselt kõitis, oli Lauri Läänemetsa osutus, et referendumitega tuleb olla väga ettevaatlik ja neid ongi parem mitte korraldada, sellepärast et referendumitel, ma kirjutasin üles, juhtub selline asi, et üks osa otsustab teiste üle. Kujutate ette, kui õudne asi. Üks osa rahvast otsustab nüüd teiste üle, siis teise osa üle. Ja ma jäin mõtlema, et kulla mees, kellele sa sellist juttu räägid? Ta kahjuks ei ole praegu siin, ei saa silma vaadata. Aga nüüd vähekenegi aus olles võiks ju küsida, vabandust, aga mis meil siin parlamendis on toimunud viimased 2,5 aastat? Ütles, et kuidas ta ütleski, et parlamendis otsitakse ühisosa, mitte niimoodi, et üks osa otsustab teise üle. Kellele sa sellist puru silma ajad? Siin parlamendis pole 2,5 aastat mitte mingit ühisosa otsitud. Mitte kõige vähemalgi määral. Valitsuskoalitsioon on esimesest päevast alates tuimalt üle rullinud kõikidest opositsiooni seisukohtadest. Absoluutselt kõikidest. Absoluutselt kõik vähekenegi olulised opositsiooni algatused on saadetud tuimalt prügikasti. Paaril üksikul korral vist on mingid opositsiooni algatusi toetatud, mis on olnud sellised detaili küsimused, et teha, luua sellist muljet, et no näete, mõnikord me ikka toetame, eks ole. Aga reaalselt mitte ühestki vastuargumendist pole kõige vähemalgi määral hoolitud, kõigest on üle rullitud, ka olukordades, kus pärast on president öelnud, et kuulge, aga siin te tegite ju põhiseadus vastaselt, olgugi, et opositsioon ütles, et selline asi on ju põhiseadus vastane. Ikkagi olete teinud. Nii et ärge tulge sellist jama nüüd küll ajama, et parlamendis teie siin otsite ühisosa. Mina võin käsi südamel öelda, et selle 2,5 aasta jooksul, mis ma olen parlamendi liige olnud, ma pole näinud ühtegi korda, kus siin parlamendis oleks üleüldse midagi otsustatud. Ma räägin mitte sellest olukorrast, kus oleks arvestatud ka opositsiooniga, vaid kus oleks üleüldse langetatud ükski sisuline poliitiline otsus. Absoluutselt kõik vähekenegi olulised otsused on olnud ette vormistatud. Ja ma ütlen seda absoluutselt liialdamata. Parlament on ette langetatud otsuste vormistamise koht. Ja see ongi see põhjus, kulla sõbrad, miks te ei taha tegelikult demokraatlikku riigikorraldust. Te ei taha rahvale anda referendumite algatamise õigust, te ei taha anda neile seaduseelnõude algatamise õigust, te ei taha anda neile presidendi valimise õigust, te ei taha usaldusväärset valimissüsteemi, sellepärast te ei taha neile anda võimalust kutsuda esile erakorralisi valimisi. Seda kõike sellepärast, et vastasel juhul teil kaoks käest ära see mehhanism, mis võimaldab otsused langetada väga kitsas ringis ja need siin parlamendis lihtsalt ära koputada, teeseldes, etendades demokraatiat ja luues vastavasisulist illusiooni.
See on reaalsus ja te teate seda väga hästi. Loomulikult te tulete pulti ja ütlete, et ei, nii see küll ei ole, et nüüd ta ajab mingit jama ja kõik nii edasi. Aga tegelikult me kõik teame, et asi täpselt niimoodi käibki. Ja ma ütlen, ma palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Et see on osaks sellisest valetamise ja manipuleerimise kultuurist, mis on nii sügavalt juurdunud meie poliitilises süsteemis, et see on, ma ei oska öelda, mis see on pehmelt öeldes erakordselt kahetsusväärne. Ja me näeme seda süstemaatiliselt kogu aeg. Näeme seda juttudes sellest, kuidas meil on nii demokraatlik ühiskonnakorraldus ja kuidas meil on väga heas seisus kodaniku ühiskond ja kõik nii edasi. Näeme seda näiteks Rail Balticuga seonduvalt, kuidas süsteemselt on avalikkusele valetatud, kui hea ja vajalik ja kasulik ja tasuv projekt see on, eks ole. On valetatud selle kohta, palju see maksma läheb maksumaksjatele, on valetatud selle kohta, milline on selle tasuvus pärast. Kõige kohta on põhimõtteliselt valetatud. Näeme seda, kuidas on valetatud koroona ajal, kus tuleb hirmus taud, mis tapab meid kõiki maha, kui kõik ennast ei süstida, ei lase, eks ole, lapsed kaasa arvatud. Pärast, eks ole, selgub, et nojah, et tegelikult lastel ei olnudki mitte mingisugust ohtu ja polnudki põhjust midagi süstida, eks ole. Süstemaatiliselt valetati, viies ellu psühholoogilisi operatsioone, psühholoogilise sõjapidamise operatsioone omaenda rahva suhtes. See ei ole okei. Nii ei tohi käituda. Või kui me vaatame ka näiteks Ukraina sõjaga seonduvalt, kuidas siin on mitu aastat räägitud, aitame Ukraina võidule, eks ole, natuke veel, Venemaa kukub varsti kokku, raketid on otsas, majandus kukub kokku, eks ole, vaagub hinge. Ja loete meediat, loete, näete, mis tegelikult toimub. Milleks valetada süstemaatiliselt inimestele? Millist hüve see teenib? Ja sama asi, ma ütlen veel kord, kehtib ka selle demokraatia kohta. Nii et mina lõpuks kutsuksin inimesi üles küsima, olema kriitilised ja küsima Eesti 200 esindajatelt, sotside esindajatelt, Reformierakonna esindajatelt, Isamaa esindajatelt, EKRE esindajatelt, kõikidelt küsima neid küsimusi, kas te päriselt tegelikult toetate demokraatlikku riigikorraldust või ei toeta. Ja ärge laske endale sellist udu ajada, nagu täna siin oleme kuulnud suures koguses. Küsige, kas annate rahvale tagasi presidendi valimisõiguse või ei anna. Ei taha kuulda mingit sellist juttu, ei, siin me peame ikka algatama laiema arutelu, lõpuks taandub küsimus väga lihtsale asjale. Jah või ei, kas rahvas saab valida endale presidendi või ei saa? Kas rahvas saab ise presidendi kandidaate üles seada või ei saa? Kas rahvas saab algatada referendumeid või ei saa? Kas saab algatada parlamendis seaduseelnõusid või ei saa? Kas saab kutsuda täiesti kodanike toetuse minetanud parlamendi koosseisu tagasi või vähemalt valitsuse koosseisu tagasi või ei saa? Need on lihtsad küsimused, neile tuleb anda lihtsad ja selged vastused selle asemel, et udutada ja udutada. Ehk siis lõpuks taandubki küsimus sellele, kas me tahame päriselt demokraatlikku riigikorraldust, kas me tahame päriselt kodanikuühiskonda või me tahamegi seda hästi kontsentreeritud võimusüsteemi, kus kõik otsused saab langetada väga kitsas ringis, aga et säiliks demokraatia kuvand, illusioon, siis pidevalt taas toodame seda igasuguste selliste ilukõnedega, mida tänagi siin oleme rohkelt kuulnud. Aitäh! Ja ma ei saa mõne asjaga siin päris nõus olla, aga lõpetuseks ütleks, või alustuseks õigemini ütleks kolleeg Vooglaiule, et parlament või parandaks teda õigemini selles suhtes, et parlament on tegelikult ühisosa otsinud küll ja erakonna üleseid selliseid hääletusi ja otsuseid on vastu võetud küll. Ma mäletan isegi ühte sellist, kus kogu saal võttis vastu otsuse ja ainuke puuduja saalis vist oligi kolleeg Vooglaid. Et selles suhtes ma arvan küll, et see ühisosa leidmine on siin parlamendis võimalik. Suur tänu. Varro Vooglaid, ma saan aru, et soov teha vastusõnavõtt, kuna teie nime mainiti, palun. Ja täpselt nii. Lihtsalt kommentaariks kolleeg Jüri Jaansoni poolt öeldule, et te tegite minu meelest ühe kontseptuaalse vea. Nimelt selle, et vaadake, kui me räägime sellest, kas koalitsioon otsib ühisosa või otsi ühisosa, siis ei ole mõtet tuua selliseid näiteid, kus koalitsiooni ja opositsiooni enamuse vahel juba niikuinii eksisteerib üksmeel. Need ei ole mingisugused kinnitused ühisosa otsimisest. Ühisosa otsimine on tegevus, millest on mõttekas rääkida üksnes sellises olukorras, kus on põhimõttelised erimeelsused. Koalitsioonil on üks vaade, opositsioonil on täiesti teistsugune vaade või oluliselt erinev vaade. Ja seal tekib see ühisosa otsimise küsimus, et kas võetakse arvesse mingil määral ka opositsioonivaadet või lihtsalt rullitakse tuimalt oma tahtega opositsioonist üle. Et enamus sõidab vähemusest lihtsalt üle. Ja selliseid näiteid teil tuua ei ole.
te olete kõigis küsimustes, absoluutselt kõigis vähegi olulistes küsimustes tuimalt ja täielikult opositsioonist üle rullinud. Ärge karjuge vahele, te teate väga hästi, et ma räägin õigust, teile ei pruugi meeldida, et ma sellest avalikult räägin, aga see ei muuda, et see vastab tõele. Võtame niinimetatud homoabielu seadustamise. Esimese asjana peaaegu rullisite tuimalt üle. Lasterikaste perede toetuse vähendamine, mida eelmises koosseisus mitmed teist ise toetasid. Selle tõstmist toetasid, nüüd esimese asjana rullisite üle opositsioonist, kes kõik olid sellele vastu, tegite ära. Maksutõusud kõik. Kõige vähemalgi määral te pole opositsiooniga arvestanud, mitte üheski küsimuses, mitte kõige vähemalgi määral, kordan. Riigieelarved, mitte midagi opositsiooni poolt ette pandud pole te arvesse võtnud. Kõigest olete üle rullinud, nii et ei ole mõtet tulla siia rääkima, et tegelikult ikka olete küll ühisosa otsinud. Ei ole mõtet valetada, see on lihtsalt valetamine, te teate seda väga hästi. Nii et tegelikult on olnud null valmisolekut opositsiooniga arvestada ja selline see meie parlamendi poliitika reaalsus on. Nii et ei ole referendumites see probleem, et seal enamus surub enda tahte vähemusele peale. Niimoodi demokraatia käibki, et enamus otsusega otsustatakse. Aga parlamendis on see probleem väga palju teravamalt esile. Aitäh! Sellega ma sulgen läbirääkimised, head kolleegid. Ma tänan kõiki külalisi tähelepaneliku jälgimise eest. Tänan kõiki esinejaid, kes tänasel väga sisukal arutelul osalesid. Tänan ka ministrit ja loomulikult kõiki kolleege, et meil oli väga sisukas ja põhjalik arutelu. Olgu siis veel öeldud, et arutelu lõpetamisel Riigikogu otsust vastu ei võta ja sellega on meie tänane istung ja istunginädal lõppenud.